No nii, Erik sätib veel midagi. Mina? Ei, mul vist on kõik hästi. Sätin ise siis. On eelmisel koosolekul hääl ka soojaks räägitud? Ega värbamisvestlus ei olnud juhuslikult. Ei olnud. Oleks võinud olla. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 338 episood, 9 episood, 339 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja minuga tänast episoodi vedamas Erik Jõgi. Erik, palju sina viimasel ajal värbamisega oled kokku puutunud, et ise sa ilmselt uusi võimalusi pole väisemas käinud, aga oled ehk teisel pool lauda, ma ei tea, viimase kvartali jooksul paar korda olnud? Isegi keeruline, ma praegu ei suuda meenutada, et millal see viimati oli. Ma arvan küll, et see oligi umbes kvartal tagasi, kui see oli, et ma niimoodi see ei ole minu põhiroll meie ettevõttes ja seetõttu, aga ma isegi ütleks, et need inimesed, kes sellega nagu põhiliselt tegelevad, isegi neil ei ole viimasel ajal vist liiga palju olnud neid vestlusi. No aga täna siis meie. See on ainult, ma loodan, et see on ainult meie mure. Et täna siis kutsusime küll endale Talent Hubi kaasasutaja, kelle käest siis loodame teada saada, mis siis on aastal 2026 töö ja töötajate leidmisel oluline ja mis seal turul toimub, et tema on õnneks vähemalt ühel pool lauda olnud, et kui mitte ise kandideerimas käinud, siis sealpool, et vestelnud kandidaatidega ja Algorütmis on ta ka juba vist 3. korda, nii et tere tulemast taas Algorütmi, Katariin Tull. Tere! Me pole nagu värbamisest päris pikalt rääkinud ja vahepeal on seda vett merre voolanud omajagu, et kui sa nüüd meenutad enda tööd aasta tagasi, et mis siis on võib-olla sellised kõige suuremad muutused, mis on vahepeal nagu tööturul toimunust, mis nagu kohe meelde tulevad, mis on nii mõjusad, et on meelde jäänud? Ega ma ei tea, kas nüüd nagu nii palju muutunud on selle aastaga. No see on ikka muutunud, kogu tehnoloogia on arenenud, AI-st räägitakse, värbamise intervjuudel, kõik peavad olema AI native juba nagu ettevõtete poole pealt. Kandidaadid kasutavad rohkem AI-d. Näiteks mulle meeldib, et kui ma intervjuusi alustan, ma alati küsin, et tore, et sa tulid siia ja et me alati kutsume, me tegeleme headhuntinguga, kandidaadid saavad üldiselt siis meilt kirja ja kutse osalema värbamisprotsessis. Ja mina siis ütlen, et tore, et tulete vestlema, et meie kutsusime, aga nagu kui palju sa sellest ettevõttest tead, kui palju sa oled üldse, ma ei tea, uurinud, lugenud selle kohta. Ja tihtilugu nüüd viimasel ajal on, et kõik kandidaadid alustavad, see on tõesti hea küsimus ja samal ajal taibivad. Et see on tõesti väga hea küsimus, pean selle peale mõtlema. Ja siis ma mõtlen, et kas me tõesti oleme sellesse kohta jõudnud, kus igat küsimust peab kuskil ChatGPTist läbi laskma, et ei pea ju, et natuke selle peale võiks ju mõelda ise ka, et see on nagu veider. See on ju tavaline esimene küsimus, et võiks siis nagu enne selle otsingu ära teha ja lasta AI-l väikse briefi teha selle ettevõtte kohta, et tulla juba nagu ette valmistana. Palju kulutab aega vaata, et intervjuu aeg nagunii on kulunud on ju ja siis veel nagu kuluta aega, see on ikkagi liiga palju. See on liiga palju. Aga see, ühesõnaga need intervjuud kõik on sul online'is on ju, et need ei ole kunagi isiklikud kohtumised? Esimesed intervjuud üldiselt ei ole ja seal juhtubki võib-olla kõige rohkem huvitavamaid asju, et lõpuvooru intervjuud, et need on küll näost näkku ja tegelikult on trendi näha, et rohkem tahetaksegi inimestega kokku saada ka teistest riikidest, et tegelikult üldisest sellisest tööjõumaastikust, et mis on veel muutunud, ikka seda office first policy't ka tuleb rohkem tagasi, mis kandidaatidele ei meeldi, ettevõtete jaoks on oluline jällegi, et see nagu intervjuu protsessi tuleb ka natukene seda rohkem, et ikkagi seda näost näkku viimast vooru võiks teha. Aga kui tihti on asi katki jäänud just selle sama tõttu, et kõik muu klapib, aga et see kandidaat ei taha kontoris käia? No ikka päris tihti ja tegelikult me proovime seda ette ka küsida, et see on üks top asi
ja no enamus ikkagi pakub seda hübriidvarianti, et tullakse siis keskel kokku, et üks tahab rohkem kontoris ja teine tahab rohkem kodus ja siis tuleb leida see kesktee, et see on nagu tavaline, et on väga paljud, kelle jaoks on see väga harjumatu, et üldse peab hakkama jälle kontoris käima, eriti kui tööd vahetatakse. Et onboarding'u jooksul väga paljud tahavad, et käiakse täiesti nagu 4-5 päeva kontoris. Et nagu sujuvamaks läheks see koostööd ja siis hiljem on see usaldus tekkinud ka, et jah. See on üllatav, et see lõhe nagu nii suur on, et kuidagi ma ei tea, kui raske siis on kontoris käia, et see ei tohiks olla nii suur nagu ootus või see ei ole nii jabur ootus, et sa pead seal kontoris käima, et ja kui sellise hübriidiga ka vastu tullakse, et siis see on ju igati okei nagu. Aga noh, uued ajad. Seda ka juhtub, et keegi tuleb päriselt siis nagu vestlusele, üks ühele vestlusele kohale ja siis võtab selle AI ette. Seda ei ole olnud, aga no selles mõttes, et ütleme case study'des või kodutöödes ikka isegi nagu paljud ettevõtted peavad arvestama sellega, et nende tegemisel võiks ikkagi lubada, et see peaks olema disainitud niimoodi, et kandidaat võib siis tehnoloogiat kasutada ja AI-d, et kui see ei ole jah just mingi väga nagu isegi live code, mis kõike sa saad kasutada, on ju, et see ei ole enam nii keeruline, aga jah, et pigem nagu prooviks siis integreerida seda, sest et ettevõtete jaoks on oluline jällegi ka, et kuidas inimesed nagu kui AI-ga kursis nad on ja mitte siis ainult nagu kursis, vaid et kuidas sa oskad kriitiliselt mõelda ja kuidas sa suudad analüüsida ja kõik see muutub nagu tähtsamaks. Et noh, meil siin need rajajad Anthropic näiteks on ju, et no nendel on väga palju kandidaate ja kõik tahavad sinna saada aga kuna see intervjuu protsess on nii hästi disainitud, et siin on väga raske saada. Et ma arvan, et teised ettevõtted võivad ka sellest nagu natuke šnitti võtta. Kas nad on seda ka kuidagi avalikult rääkinud või milline see protsess neil on või? Okei, see oleks. Ja nad täitsa avalikult jagavad jah, et neil on hästi selline kultuurili intervjuu on kõige olulisem nende jaoks, et aga see on kogu aeg olnud, me oleme ju teame, ma ei tea, näiteks Wise'i kultuuri intervjuu on alati oli nagu esimene samm ja keeruline sealt läbi saada. Et täna siis Anthropicu puhul on näiteks nende jaoks oluline inimeste eetilisus, et nad oskaksid teha eetilisi otsuseid, kuidas nad maailma ette näevad, et sa ei pea olema nagu, ma ei tea, väga hea AI spetsialist, vaid sinu maailmavaade peab väga paigas olema, ja selleks inimesed võtavad coach'e. Nad treenivad 4-5 kuud, et sinna tööle saada. Ja teisel pool, ja nii naljakas on ja siis teisel pool on nagu ettevõtted, kes otsivad kandidaate, kuhu kandideerida, siis on kandidaadid, kes kandideerivad 100 kohtadesse ja nagu seal nagu on hoopis teine äärmus, mis toimub, et väga raske on tööd leida või kandidaate piisavalt kompetentseid ei ole, et noh, lõpuks tuleb kõik ikkagi ka sellel tööandja brändingule ja mis sa teed ja kuidas sa teed ka. Aga üks põhjus, miks ma selle episoodi nagu ette võtsin, oli sinu mure LinkedInis selles osas, et justkui nagu see huvi on inimestel madal, et kas see siis ongi nii, et Anthropicu vastu on huvi nii suur, et inimesed on valmis 4 kuud nagu coach'iga töötama, et enda mindset paika saada ja siis samal ajal on mingi teine äärmus, kus inimesed nii-öelda illustratiivselt kassasabas nagu võtavad kõne vastu ja liituvad nagu värbamisvestlusega. Jah, on küll seda küll, et ja see pani mind initsieeris nagu seda tegema, et seda teist äärmust on ka päris palju, et ma siis nagu igalt poolt võileib suus vestlusele tulles, et noh, see ei jäta nagu head muljet või võib-olla asi on selles, et kandidaadid on väsinud, et nad kandideerivad ja kuhugi ei jõua, neid ghost itakse, ma ei tea, ja siis nad on nagu lihtsalt väsinud ja siis neil on nii ükskõik, et kus nad seda teevad, ma ei tea, kust see tuleb, et selles mõttes on minu jaoks ka üllatus. Aga ega teiselt pool on, kui sul on see väsinud founder, me töötame eriti kiires kasvufaasis olevate nagu ettevõtete startupidega ka varajases faasis. Et kui sul on see nagu väsinud hiring manager, kes nagu ei suuda ühtegi põhimõtteliselt välja tuua, miks keegi peaks nende ettevõttes töötama, kui et see, et hästi palju tööd on vaja teha ja hästi raske on ja pikad päevad on, et siis nagu, no siis on kõik on natuke väsinud ja selliste hallide nägudega seal intervjuul, et ega ma ei
lõpuni ei tea, kus see probleem on, aga jah, me näeme, et see on nagu tekkinud küll jah. oota, mis need markantsemad näited siis on, et noh, võileib suus on ja et mis siis veel inimesed teevad, et kust ja kuidas nad liituvad? Nad hästi tüüpiline ongi autost või no igasuguseid selliseid olme teemasi on ju, et mis on nagu okei, et vahepeal pannakse kaamera kinni, sest postiljon tuleb ja pakk tuli või keegi tahtis midagi ja käiakse ära, et ma saan ju aru, ma olen ka inimene, et meil kõigil juhtub, aga kuna võib-olla me teeme neid intervjuusid nii palju, siis me kogu aeg näeme neid erinevaid case'e, et sul telefonist liitub keegi, siis ta jalutab seal toas ringi, tegelikult ei tea, kuhu ta nagu tuli, miks ta tuli, et tema kindlasti seda AI-d ei kasuta, ega ta nagu noh, et räägi mulle, kui sa tahad sellest rollist ja siis ma vaatan, mis ma tahan, kas ma tahan ja palk võiks olla nagu siis suurem, see on nagu ikkagi põhiline. No ma pean tunnistama, et olen minagi autost liitunud, aga üldiselt, no mitte värbamisvestlustega, aga üldiselt mõne koosolekuga on ette tulnud. Tavaliselt on ikka põhjus see, et ma unustasin ära selle koosoleku ja siis ma leian, et ma olen kuskil autos, eks ole, kuskil 2 koha vahel ja noh, siis tuleb liituda. Aga noh, seal ju ilmselt ega keegi ei ütle, et kuule, ma unustasin ära, et ma nüüd sellepärast olen siin väljas, jalutan koeraga. Pigem... Aga noh, ma ütleks, et see ju isegi see keskkond, kus ta on, võib-olla ei olegi nii oluline, kuivõrd see nagu valmisolek või tahtmine seda intervjuud teha. Et noh, on erinevad põhjused, miks inimesed võib-olla, ma ei tea, peavad parasjagu koera jalutama või mida iganes nagu, et aga et noh, ma arvan, et see suhtumine seal siis on nagu see, et noh, nagu, et kõigi keskkonna kiuste, ta teeb seda asja siis hästi, kui ta tegelikult tahab sinna saada, aga see, nagu sa tõid see hall, et nende hallide nägudega, et see on see, mis paneb sinna nagu veel selle nagu veel nagu võimendab seda kõvasti, ma saan aru. Aga võib-olla on nagu asi selles ka, et kuidagi sa pead olema avatud täna erinevatel pakkumistele, sest sa ei tea, ebakindlust on väga palju ja sa lihtsalt võtad osa nendest vestlustest, lihtsalt tuled ära kuulama. Jällegi meie case on, et me kutsume inimesi vestlema meiega ja siis noh, kuna mina ju kutsun, siis nad võivad öelda mulle ja ma ei kohusta neid absoluutselt, et tegelikult nad peavad nii nagu süvitsi commit'ima, aga lihtsalt see vestlus ise ei ole väga produktiivne, et neil on lõpptulemus on, et kas nagu saab midagi paremat või mitte, et tegelikult sa saad sellest kohe aru ja nad ei tule sulle sinna mingi kultuurilised või neid see valdkond huvitab või nad motivatsioon on kõrgel, seda pead sa ise tekitama värbajana, seda huvi, motivatsiooni, selgitustööd ja siis lõpuks, kas muud tingimused on paremad, et see on nagu see kõige võib-olla olulisem tuum. Et ma lihtsalt nagu, kui siin nüüd need kuulajad, kes on, ma ei tea, otsivad tööd või tahavad tööd, et kui silma paista tegelikult ei ole väga keeruline, natukene nagu süvened, natukene näitad välja, sa tahad. Ja et sa nagu tead, kuhu sa kandideerid või mis sind nagu motiveerib ja natuke sellised siis on nagu üldised printsiibid ja tegelikult sa juba paistad silma ja tegelikult on võimalus tööle saada ka väga okeilt. Ja mida sina seal sellise värbajana sellel hetkel nagu teed, kui sa näed, et see mõlemal pool on hallid näod, et noh, et mis kukerpalle sa saad visata, et seda energiataset siis nagu tõsta või et ma ei tea, kelle inimeste aega kokku hoida, noh ka sinu enda või nende founderite oma, eks. Et kui see kandidaat ei ole ikka nagu üldse teemas sees, et noh, mis seal teha saab, istud rahulikult selle koosoleku lõpuni ja teed viisakat nägu, et that's it. Ei no ma ikkagi üpris ausalt räägin, et üks asi on muidugi, et inimesed peegeldavad päris palju. Et me värbajatena psühholoogilised asjad ka töötavad, et kuidas mina reageerin. Et kui kandidaat räägib hästi aeglaselt ja kui ma hakkan hästi aeglaselt rääkima, siis kõik aeglaseks läheb hästi aeglaseks. Aga kui ma proovin seda natuke tempot hoida, natukene võib-olla küsida, et aga nagu tore, et sa tulid siia ära kuulama, aga nagu, et miks sa ikkagi tulid, et kas siin on midagi, et mis sul üldse silma särama paneb, et nagu mis asi see olema peaks. Ja kui sealt nagu tegelikult ei tule mitte midagi, siis me saame ju selle kõne ära lõpetada ka, et me ei pea seda nagu selle lõpuni ära pressima, et kulutame selle aja täis, et seda nagu me ei tee, et pigem prooviks aru saada, et mis üldse kõnetab. Kui ei kõneta, siis lähme nagu sõbralikult laiali ja võib-olla tuleb mingi uus pakkumine hoopis. Mõni aeg tagasi, tükk aega tagasi, siis ütleme eesti keeli, siis kui mina veel katseülesandeid tegin,
siis sinna oli nii-öelda protsessi oli kohe sisse disainitud sellise 10-15 minuti peale selline esimene feedback. Et kus siis mina andsin kandidaadile tagasisidet ja see oli nagu suurepärane moment, et öelda, et okei, et mul on juba info käes on ju, mida ma vajan, aitäh, et et tõmbame siis joone alla, ja et kas siis, et me läheme, et kas me mõtleme edasi või siis, et et siin pole võimalustki, et see oli nagu minust väga, väga hea, et selline protsessi sisse pandud juba see esimene tagasiside moment, mis võimaldas nagu sellist varast exitit teha, et kõikide aega kokku hoida, kui seal ei paistnud nagu mitte midagi tulevat. Ma arvan, et see on hea nagu soovitus kõigile tegelikult, et mõelda need mingid vaheetapid, et tegelikult kui sa tead, et on no-go, siis isegi kandidaatid hindavad seda ka väga, et ma näen, et see tegelikult ei ole selle inimese jaoks ja siis ma ütlen ka, et meil on muidugi värbamisagentuuril nagu nii hea seda teha, sest ma saan öelda, et aga mul on ju võib-olla tulevikus hoopis sellised rollid ja mul on nagu ülevaade tööjõuturust, et näed, et sa sobid võib-olla hoopis sellise profiiliga ettevõtetesse palju paremini, et jätan kontakti jälle, siis tuleme järgmine kord tagasi, et jah. Seda enam peaks inimesed olema nagu entusiastlikud, et neil on võimalus nagu jätta hea mulje ja öelda, et sorry, aga see töökoht mulle ei sobinud on ju. Sest agentuurist võib tulla neid võimalusi teisigi, eks, tulevikus. Samas võib-olla me peame peeglisse korra vaatama, et ma võib-olla ütlen selle vahel, et kui viimasel ajal ma olen saanud tagasisidet ka, et hästi halbu selliseid kirju või kontaktivõtteid on saadud, et nagu hästi üldiseid, ka hästi AI poolt ka genereeritud täiesti suvalisi rolle, mis üldse ei sobi kellegile ja siis see teeb nagu ignorantseks. Ja lõpuks see peegeldub nagu igas etapis, et sa nagu vaatad, et jälle sul on see rumal värbaja, kes mitte millestki aru ei saa ja kas sa nagu pead temaga rääkima ka üldse, et see nagu need on erinevad nüansid, mis ilmselt on seda olukorda nagu tekitanud. Nii on mulle ka meenus, et tegelikult ma olen ikkagi korduvalt teinud seda, et just vist eelkõige online'is, aga võib-olla ka kui keegi kohale on tulnud, et öelnud ikkagi nagu poole pealt ära, et või nagu kohe kui näed, et siin ei ole mõtet edasi minna, et see nagu pilt on selge ja et seekord jääb diil katki ja nii ongi. Et see on igal juhul, et minu meelest see on nagu mõlema poole aja austamine, et ei ole mõtet seda lihtsalt nagu aega täis teha, mis iganes see kokkulepitud periood on selleks vestluseks. Aga ma ennist mõtlesin, et sa ütlesid ka seda, et osad nagu tundub, et käivad nagu järjest nendel vestlustel, et kas nagu kuidagi see trend on süvenenud või et on neid nagu rohkem, kes üritavad siia, üritavad sinna kolmandasse kohta, aga nagu kuskil ei saa reele ikkagi nagu selles mõttes. Otsivad nagu seda paremat kohta. Kogu aeg ukse taha. Muidugi on need inimesed, kes ei tööta ja on töötud ja otsivad ja nemad on väga aktiivsed ja seal on nagu sellised, kes saadavad igale poole oma CV-si, kasutavad ka tööriistu selle jaoks ja üpris keeruline on mingites rollides mingitel inimestel ja ütleme juunioritel on tänapäeval kindlasti kõige keerukam kuhugi tööle saada. Aga neid, kes nagu paremat otsivad, ühtepidi see on okei ka, et teada, mis ju toimub enda ettevõttest väljaspoole, et käia võib-olla töövestlustel, ma tean, paljud juhid nagu soodustavad, et minge, käige, uurige, küsige, vaadake, mis turu peal toimub, et see annab sihukest head ülevaadet inimestele, et selles mõttes see nagu ei ole ka otseselt halb ja ei ole ju keelatud, et tegelikult sealt teinekord võib tekkida mingit head sünergiat ja ma arvan, et see on kõikide poolte jaoks okei, et see on ka selle ettevõtte jaoks, et kui sul on see töötaja, kes tegelikult on nagu kõik endast ära andnud, et siis ta võib-olla peaks mingit otsima endale uue koha, et see on väga fine, et ja tegelikult on seda ka teada, et kui keegi hakkab intervjuudel käima, siis keskmiselt 6 kuu jooksul ta ikkagi vahetab tööd ära, et siis me nagu tahaks olla sellest protsessist osa, et nende inimeste jaoks. Aga jah, et pigem on need, ütleme, osad nagu sarikandideerijad ja siis seal on nagu kõik on et negatiivsed mingid tunnusjooni saab ka sealt ikkagi väga välja lugeda, et kes tulevad, proovivad, aga üldiselt neid iseloomustavad ka lühikesed töökogemused ja sa juba näed, et seal on mingid käitumismustrid võib-olla, mis tegelikult tööandjatele ei meeldi. Punased lipud on üleval.
kui palju tänased nii-öelda palgaootused sellisele üleüldisele hinnatõusule järgi jõuavad, et noh, et siin on nagu mingid vastanduvad mustrid, et ühelt poolt on selline hinnatõus, tõenäoliselt kõrgemad palgaootused, aga teiselt poolt on ka tööandjatel suurem surve efektiivselt tegutseda ja võib-olla hoopis nagu hoida paigal palgatasemeid. Ma ütleks, ma nagu palga mõttes ei ole, ma tean, viimane statistika tuli välja, et kõrgepalgaliste palgad ongi kõige kõrgemini kasvanud, et üldiselt tehnoloogia valdkonnas paratamatult nii on, et on kõrgemad palgad. Aga kui ma vaatan nagu meie keskmiseid värvatud siis eelarveid ja summasid, siis ma ei ütleks, et see nagu on väga tohutult muutunud siin viimase aastaga, et ei ole nagu kasvu meeletult olnud, aga töötajad ikka nagu natuke küsivad juurde, kui nad vahetavad töökohti ja ega nad ei taha jah väga palju ju rohkem maksta, et selles mõttes ma ütles seda, vahepeal oli siin mõned aastad tagasi need väga kõrged palga nagu hüpped, et ma nagu praegu pigem ikkagi ei näe nii suuri hüppeid, aga eks ta ikka on, et ma natuke olen bias kogu selles tehnoloogiasektoris, sest seal ikkagi on sellist palga eelarvet rohkem. Aga noh, et kas sellel teatav roll on ka kogu selle AI tulekul, mõtlen? No et kas see tulek on jõudnud juba ka nagu värbamisse, tegelikult vist sa tahad seda küsida, on ju, et nojah, et vaata, et ettevõtted otsivad nagu suuremat efektiivsust, on ju, et noh, üks variant on see, et sa hoiad inimestel palku võib-olla rohkem paigal, teine on siis see, et sa ootad kõrgemat efektiivsust just läbi AI kasutusega, on ju, noh, et siis ja me maksame sama palju, aga me siin mingid episoodid tagasi rääkisime ühe arstiga, kes just rääkis sellest, et noh, et see startup kultuur on nagu täiesti ajuvaba, et kõigilt oodatakse nagu mingeid 100-tunniseid töönädalaid ja noh, et see sama asi, millest sa alustasid, on, et on founderid, kes ütlevad, et meil on hästi palju tööd ja hästi palju on vaja teha ja me tahame sellist inimest, kes on võimeline pressima hambad ristis, et kõik asjad valmis saada ja meid nagu tähtede poole viia, et kui palju nagu AI seda mõjutab, et kas siin on nagu mingi ootus nagu sellele, et meil nüüd kõik arendajad on 10x arendajad? Veidi on, seda on nüüd küll mitmed ettevõtted öelnud, et nad ei taha värvata. Ma käisin ise Latitude'il, tegin paneeli, mul oli paneelis Pactum, siis oli Serai ja Leedu ette Hostinger. Ja kõik tegelikult nagu te ütlesid, noh välja arvatud Sera, kes on veel väga väike ettevõte, neil on 10 töötajat, aga seal Pactum ja Hostinger on peaaegu 1000 töötajat, et nad ei plaani meeletult laieneda, aga ei plaani ka nagu inimeste arvu mõttes kasvada, aga nad ei plaani ka vähendada. Ehk siis nad proovivad teha kasvu lihtsalt siis tehnoloogia arvelt, mis tähendab siis jah, et sellist efektiivsust suurendada, töötajate kompetentsi arendada, loomulikult sealt tulevad kaasa esialgu need õppimiskõverad, mis tähendab, et sa pead nagu rohkem süvenema, sa pead oma põhitöö ära tegema ja siis sa pead õppima nagu uusi tehnoloogiaid sinna kõrvale, et kõik oleks sujuv, on ju, siis on igasugused turvariskid tekivad, natukene läheb slopimaks, kui sa kõigile annad need tööriistad kätte, et seal juhtub igasuguse, siis hakkab AI-d kontrollima ja no, et me rääkisime nendest riskidest ka, et seal on palju jah, teemasid, mis tekitavad inimestel kas või stressi juurde. Aga nüüd kandidaatide osas, kas see paistab ka välja, et tuleb neid kandidaate, kes ütlevad, et nad tahaks uut töökohta, aga sellist, kus AI-d üldse ei ole näiteks? Seda ma ei ole vist tähele pannud jah, et keegi ütleks sellist, et arvan, see juhtub varsti. See juhtub varsti. Tõenäoliselt jah. Kas neid kohti neil on, kuhu nad selle tööle saavad sellise sooviga, aga neid soove, ma arvan, hakkab aja jooksul juurde tulema selgelt. Ja ma saan aru sellest ka, miks võib tekkida. Sest et ütleme, AI on üks asi nagu, et kas ise töös kasutad seda, aga sinu ettevõtte sees on ju värbamistarkvarad,
noh, seal on ka kogu see värbamine ei pruugi ju olla aus ja läbipaistev, et seal võivad väga palju vigu olla. Siis kuidas sind hinnatakse, erinevat personali ja ma ei tea, Slacki jälgitakse, sul on bot'id, kes vaatavad, kas sa oled läbi põlenud, ei ole läbi põlenud. Kui sul on mingid märgid, et sa hakkad lahkuma, siis juba lastakse sind lahti, et selle põhjal tehakse otsuseid, et kuna see AI mõjutab ka väga palju nagu juhtimisotsuseid, inimeste töölevõtmist, siis inimesed jah, hakkavad kartma või nagu. Nüüd sa rääkisid mingeid hulle asju nagu, et AI-ga jälgitakse, kas inimesed on läbi põlenud ja siis lastakse enne lahti või enne kui nad ära lähevad. Ei no täna suurtes ettevõtetes, ma räägin nagu globaalselt SB500 ettevõtetes ikkagi kasutatakse erinevaid tööriistu ja on ikka olnud case, kus sa jälgid kogu sellist, ma ei tea, inimeste sotsiaalmeedia käitumisi ja nagu kõiki asju, et hinnatakse siis sinu sotsiaalmeedia käitumise põhjal, et kui hea sa võiksid olla, kas sa siis ikkagi Priit sobiksid oma tööd tegema või mitte. See on veits, see on õudne, see on social scoring või nagu see Hiina see punktisüsteem, et kui hea töötaja sa oled meile, et kas sa ikka promod meid positiivse sentimentiga või kommenteerid kriitiliselt sotsiaalmeedias. Aga Eesti pluss on see, et me oleme nii väiksed, et meil ei ole nagu üldiselt nii suuri andmemahte, meil oli tööriistu nii väga vaja ja selles mõttes on siin mingid asjad ei tööta nii hästi, et üldiselt need probleemid on pigem selline Ameerika teema, kus ikkagi tekivad need mured. No ja kus vist inimeste ärasaatmine on ka natuke lihtsam. Seda kindlasti jah. Aga nüüd, kui me sellest värbamisest ja CV-dest räägime, et kas CV-s peab täna olema AI skill'id nii-öelda eraldi lõiguna olemas sees või? On see juba nagu selline asi, et noh, et kui ei ole, siis see CV lükatakse kohe kõrvale? Ei tea, kas nagu ta peaks olema, no selles CV-s peaks olema sees asjad, mis on vajalikud selle töö tegemiseks, et oleneb siis kuhu sa kandideerid, kui see on seotud AI-ga mingi, ma ei tea, arendaja roll, et loomulikult siis need märksõnad peavad seal olema, sest et eks see esimene validatsioon käib märksõnade peal, sul on vaja seda tähelepanu saada, et mida rohkem ja paremini sul on see välja toodud, seda parem on, aga selline üldine, ma arvan, nagu arusaam, kui valmis sa oled AI-ga töötamine, see on juba nagu sellised vestluse teemad tavaliselt, kui palju sa oled kasutanud, oleneb siis ettevõttest, kellel on mingid ohukohad vaja, kuidas sa mõtled kriitiliselt, et kas sa usaldad kõike pimesi, et nendele nagu küsimustele peaks olema mingisugused vastused või mis tööriistu sa üldse oled kasutanud, et eks seda loomulikult küsitakse. Kui palju siis seda kriitilise mõtlemise oskust sa mainisid ka ennem, et kas teil on mingi hea nipp või kuidas te kontrollite seda, et see on nagu päris, see on väga oluline oskus, aga seda on nagu jube keeruline vist kontrollida nii-öelda või testida või? Eks üks asi on nagu varasemalt, et on sul mingid näidet tuua, kus sa oled midagi ehitanud, arendanud, tundus ilus, tegelikult ei olnud, tegelikult oli mingi probleem, et räägi mulle sellest. Ja siit edasi on need case study'd ka ilmselt need kohad, kus sa saad seda hinnata, et kuidas ta nagu näeb seda probleemi püstitust, mis on seal case study's, kuidas ta hindab seda, kas ta toob sealt mingeid ohukohti välja või mitte, et ma arvan, et see on kogu värbamisprotsessi käigus erinevate nüansside etappidena tuleks seda siis vaadata. Kui palju sa ise sellist AI sloppi oled näinud nendes CV-des ja kogu selles emaili suhtluses, et palju seda sellist AI keelt nagu selles emailides sees on täna? On ikka, kõik tekstid on nii pikad, nii ilusad, nii kaua pead lugema neid, et üldse aru saada, mida nad kirjutavad, nagu motivatsioonikirjad on, kõik on nii ideaalsed, nii nagu loed ja mitte midagi aru ei saa, et loomulikult on seda ja see nagu suhteliselt väsitab ära, ja siis oledki, siis omalt poolt lased selle AI-st läbi, on ju, ja siis ta ütleb, et see on nagu AI, et genereeritud ka, et siis see kõik ongi lõpuks need AI-d nagu suhtlevad AI-dega, et võib-olla sellist nagu päris osa tahet, nagu see paistab rohkem välja. Et nad nüüd kui sellise kodukontori kõrvale on hakanud tekkima rohkem see trend, et inimesed nagu päris kontoris käiksid,
et kas me siis õige pea näeme seda, et tekib ka ootus, et noh, sellise päris kommunikatsiooni järel, et selle asemel, et motivatsioonikiri oleks AI-ga genereeritud või noh, ilustatud, siis olekski see võib-olla natukene tahumatum, aga vähemalt nagu inimese poolt kokku pandud, et veidi selline autentsem. No ma arvan küll, et kõik ootavad seda ja et võib-olla see on viis, kuidas täna nagu silma jääda, et sa kirjutadki selle autentse motivatsioonikirja päris enda moodi, enda stiiliga ja siis see jääb ju kohe kogu selles AI soustis silma. Loomulikult selles mõttes ma ei ole vastu ka, et kasutada seda AI-d, et kui sul ei ole nagu seda skill'i nii tugevat ja sinu töös tegelikult seda vaja ei ole, et sa saad natuke kasutada mõtete põrgatamiseks, aga vist olla nagu teadlik, et jällegi siin see kriitiliselt ise ka hinnata, et kas see on nagu ära copy paste'i kõik edasi, et võta midagi nagu muuda, tee seda nagu enda moodi, et see on okei, et aga noh, selles ajastus jah, me enam ei ole kunagi kirjutati luuletusi ja motivatsioonikirjadena ja no tehti igast nagu trikke vaata, et nüüd on nagu natukene lähtunud nagu võib-olla ühtemoodi. Ja siis see tekitab ka sellist värbajatel sellist kriitilist mõtlemist juurde, sest et ega et neid parimaid inimesi välja nagu selekteerida, aga teine asi on ju kogu need fake kandidaatide maailm, et ega see ei ole meilt ka kuidagi mööda läinud, et seda on nagu ka uskumatult isegi palju. Et meil tekivad inimesed tulevad, isegi käivad intervjuul, sa nagu räägid, saad aru, et midagi on valesti, et nagu suu ja nägu ei lähe, nagu ei liigu koos või kogu aeg on mingi lääg sees. Et peab nagu olema nagu kriitiline. Deepfake'i mingi variant või? Jah, on olnud meil küll, mitte küll mul isiklikult, aga minu tiimis on olnud seda deepfake'i. Tihtilugu on see. See vast oli siis inglisekeelne äkki või? Jah, ja inglisekeelsed on need jah. Ja noh, tänapäeval meil on nagu kõiki erinevas taustaga ja erinevaid inimesi, et ja LinkedInis ka, et see on nagu kirjutab üks inimene, see järgmine päev vaatad, et profiil on täiesti muutunud, et kõik asjad, kõik kogemus, kõik on muutunud, sa mõtled, kas sa ise said millestki valesti aru või mis nüüd juhtus, et need esimesed case'id olid ikkagi päris nagu segadust tekitavad ja ausalt öeldes hirmu äratavad ka. Aga täna me oleme endal mingeid checklist'id välja mõelnud, me oleme sellest päris palju rääkinud, et mida siis jälgida ja mida teha selliste kandidaatidega. Aga mis see end goal on? Ma mõtlen ka see stiilis nagu deepfake intervjuu tüüp on ju, et kas ta kandideerib vähemalt enda nime all või noh, ei saanudki ilmselt teada on ju, aga noh, kas need on täiesti nagu võlts profiilid on ju, et inimene üritab tööle saada, ta jõuab, ma ei tea, töölepinguni, mis sõlmitakse siis, ma ei tea, mingi noh, ongi nagu võlts identiteediga ja no ja siis kuidagi see hakkab ikkagi koorma, mis palgamakset tehakse siis teisele kontole, noh, ma ei tea, siuke segane värk, et mis nende see eesmärk nagu seal on, et korjata nagu paari kuu palk sisse ja tegelikult mitte tööd teha. Seda ka kindlasti, ma arvan, et see on nagu üks põhjustest. Mina ka alguses saan aru või tekitas küsimusi, mille jaoks keegi peaks selliseid asju tegema, aga vist eelmisel aastal oli äkki see lugu, et kus Põhja-Koreast nende kogu siis IT neid inimesi suruti kandideerima, varastama, ma ei tea, identiteete ja kandideerima USA ettevõtetesse, et siis infot kätte saada. Ja nad suutsid seda väga hästi, just oli mingi 100 inimest äkki või kuskil suurusjärgus sinna said siis Ameerika erinevatesse ettevõtetesse tööle, et noh, seal on nagu väga selge arusaam, miks ja kuidas seda tehti on ju ja riiklik surve oli seal. Ja, et see on andmevarguse ambitsioon siis. Ja mis te siis teete, et on see test, et tõsta 2 sõrme enda näo ette? Ja siis lõpuks sa saad nagu aru, et kuidas ta liigub kogu nendes värbamisprotsessi jooksul, küsid kontrollküsimusi, küsid ta nime uuesti erinevates vestlustes, küsid, mis ta nagu eelmine kord vastama oleks, nagu mis ta vastas, et kas ta räägib sulle seda sama juttu, et proovid sellest aru, meil nagu selliseid
case'e nüüd ei ole olnud, et keegi kuhugi väga kaugele jõuab. Ja see peaks olema fully remote koht ja nagu ma ütlesin ka, et meil nagu fully remote nagu pigem ikkagi kuidagi tahetakse kokku saada ja proovitakse vältida neid situatsioone, et see oleks üldse võimalik, et meil seda ei ole juhtunud, keegi kuhugi lõppvooru jõuaks. Mingi deepfake kandidaat. Ei, päris hirmus. Ma ei uskunud, et nii kaugele, et ka meil selliseid vestlusi on, kus päriselt on mingisugune deepfake videos siis nagu olemas on. Kindlasti on siin Eestis jah ka projekte, kus on erinevate riikide luuretöötajatel võib-olla huvi sisse saada, et jah. Ja kui saab kaugtööd teha, siis see uks või on paakil vähemalt võimalus. Ja, aga ma uurin veel seda, et kui palju näiteks ettevõtete ootused sellistele klassikalistele tarkvara arenduse oskustele viimastel aastatel muutunud on, et AI ju täidab mingid lüngad ära, et me enam ei pea teadma nagu võib-olla SQL-i nii põhjalikult, et kui mingid baasteadmised on olemas, see katab nagu üsna palju nagu ära juba. Mõtlen siuke nagu toote mõtlemine mulle tundub, et on läinud olulisemaks, et aru saada, millega ja sa tegeled, mida ehitada vaja on, et selline nagu input, output, et mida vaja on ja mida me selleks tegema peame, et ja siis selle juures jällegi see kriitiline mõtlemine, et okei, et kas kõik, mida mul need tehnoloogiad nagu mind abistavad, et kas nad päriselt toodavad seda tulemist, mis vaja on. Ja turvateemad on ka kindlasti, et selline nagu kontrollimine, riski tõstmine, riskidest aru saamine, et ma arvan, et see on nagu võib-olla praegu tähtsam kui kunagi varem. Aga samas startupid on alati üsna laia profiiliga inimesi otsinud, et inimesed suudaks katta võimalikult palju ka erinevaid rolle või vähemalt osaliselt katta erinevaid rolle. Aga see on nüüd see, kuidas siis see nii-öelda tööandjate ootused on muutunud, aga kas vastavalt teiselt poolt siis pakkumine on ka kuidagi muutunud või? Et kas on rohkem neid toote skill'e nagu turul olemas, et kas inimesed presenteerivad enda toote arendus ja kommunikatsiooni skill'e võib-olla rohkem? Ma ei saaks küll nii öelda, et võib-olla see teadlikkust pole seal nagu nii, et keegi tuleb nüüd on väga ettevalmistunud ja teab, et mida ta nüüd hakkab nii selgelt presenteerima, et üldiselt, eks see vestlus on ka, et intervjueerija küsib, on ju, kandidaat esitleb oma vastuseid, et siis kuna see juba struktuur on selliselt, et kui sa küsid neid asju, siis nad üldiselt vastavad ja toovad sulle neid vastuseid ka, et nagu ma ütlesin, et need, kes on väga head, need endiselt on väga head, on ju, ja seenior inimeste puhul on see eriti väljapaistev, et ma tulen tagasi selle juurde, et juunioritel ma näen, et on ikkagi probleem, et nende tööd automatiseeritakse ja neid tööle vaja võtta ei taheta ja sealt saab kulusi kokku hoida ja kogu seda, aga meil on ju pipeline'i probleem varsti, et kui nagu pealekasvu ei tule, et mis siis saab? Et kes neid õpetab või kus nad siis arenevad või ongi ainult AI peal üles kasvanud, et neil puutubki see kriitiline mõtlemine siis juba üks hetk, sest nad keegi ei ole neid challenge inud, kas see on õige või mitte. Aga seda sa juba näed, et ühesõnaga juunioride, ma ei tea palju üldse nagu sinu agentuuri kaudu nagu juuniore värvati või värvatakse, aga kas see on selgelt vähenenud? Me väga vähe värbame juuniore, pigem sellega tegelevad ettevõtted ise. Aga ma olen lihtsalt statistikat jälginud, et mis on väljas ja seda põhimõtteliselt igalt poolt nagu on näha, et juuniorite rollide mahud on vähenenud. Kas sa näed sellele ka mingit lahendust? Täpselt see sama probleem, mis sa ise kirjeldasid väga hästi nüüd, et võtta tööle juuniore on väga hea lahendus, et ikkagi mõelda natukene selle peale, et kui järelkasvu tegelikult ei ole, et mulle tundub, et nagu suured ettevõtted natukene rohkem teevad selliseid programme ja summer camp'e ja kaasavad, aga töö pakkumine on ka oluline, et mitte siis ainult osalemine summer camp'is.
no siin on selline küüned enda poole mõtlemine ka, ma arvan, et eriti kui on see efektiivsuse surve ja paljudel on sellise top management'i poolt mingi raamid ees, et hakkame hoiame kokku ja leiame kokkuhoiukohti, on ju. Et siis võiks ju teised hoopis need juuniorid välja koolitada ja siis, kui nad on seenioriteks saanud, et siis me võtame nad endale. Et ma arvan, et sellist suhtumist on tänapäeval päris palju, et sellist hästi pikka plaani ongi ka startup'idel raske pidada. Et suurematel ettevõtetel ongi seda nagu kergem pidada ka, et kui koolitada välja 10-20 juuniorit on ju, ja nendest jääb 5 seeniorit ettevõttesse alles, et see on juba ka väga suur võit on ju. Aga võib-olla see startup ei saakski võtta rohkem kui 2 juuniorit on ju, sest tiim on ise juba 5-liikmeline või 10 on ju. Et siis selle risk palju suurem, et mõlemad need juuniorid lõpuks pesast välja lendavad ja tegelikult sinna startup ei jäägi midagi alles. Nojah, ja ütleme startup'is ka, et selle juuniori, et siis sa annad talle nagu väga lihtsaid ülesandeid, millega sa pead on ju, et sul on nii palju teha ja siis võib-olla juba ongi, et see AI suudab sulle teha need task'id juba ära, siis keegi teeb seal veel mingeid vigu ja siis sa pead seda üle vaatama, et see kõik on nagu selline ajamahukas ka, et mitte ainult isegi, et sa pead seal võib-olla inimesed tööd tasu maksma, et see efektiivsus, see ajaline efektiivsus on veel nagu olulisem. Kõik muutub ju kogu aeg kiiremaks, paremaks, efektiivsemaks, et jumalast ühtegi sekundit ei läks kuhugi raisku. Ja kas juba nagu ettevõtted, võib-olla pigem on see kandidaatide poolt nagu teema, et küsitakse ka, et mis AI tööriistu ma siin või seal saan kasutada, et kuidas see ikkagi, mis subscription pakk mulle sealt Claude'ist kätte antakse, et kas antakse ainult see premium või juba järgmine tase või et kui palju tokeneid ma saan nagu iga kuu ära põletada. Et kas see on ka mingisugune benefit või et sest selge see, et inimesed kasutavad neid tokeneid ka võib-olla enda väikse hobiprojekti arendamiseks on ju. Ja kui see on hästi rangelt jälgitud ettevõttes, kuidas neid kulutatakse, siis see ei ole võib-olla nii positiivne või nii ahvatlev koht. Küsivad küll jah, ikka küsivad, et ja kindlasti nagu nähakse, ma ei oska kohe mingit head statistikat öelda, aga ma usun, et seal on see olemas, et kui see, ma ei tea, kui te ise mõtlete, kas see teid kõnetaks näiteks on ju, et kas see paneks silmas ära, et kui on parem pakett, rohkem tokeneid, et siis tõenäoliselt see läheb teistele. Keegi mulle ütleks ainult, et ma ei tea, siin ChatGPT-d ainult kasutame, siis see oleks natuke lahja pakett täna, et see võiks ikkagi nagu avatum suhtumine olla. Ka selline üldine AI strateegia on ilmselt nagu tähtis on ju, et kuidas ma üldse saan nagu, kui tuleb uus tööriist välja, et mis siis saab, et kas siis on üldse võimalik seda proovida või tuleb oodata, kuni siis turbetiim nagu 3 kuud mingit auditit teeb, enne kui see asi sinna kuskile lubatud asjade listi pannakse on ju. Muidugi. Kumba pidi sa praegu rohkem näed, et kas on tööandjate poolt siis seda, et otsitakse inimesi, kes valdavad neid AI tööriistu või on rohkem neid tööotsijaid, kes tahavad, et leida kohta, kus nad saaksid maksimaalselt neid AI tööriistu kasutada, et kumb on nagu eespool nagu selles jooksus? Kummal pool huvi suurem on? Mulle tundub, et ettevõtetel on ikkagi jällegi töötan startupidega, et seal on, et nemad nagu efektiivistavad ja optimeerivad nagu päris varakult kohe ja saavad ka kasutada tööriistu suhteliselt kiiresti. Et seal nagu pigem ettevõtted juba eeldavad, et kõik kandidaadid, kes nüüd tulevad, on kokku puutunud ja midagi juba teavad, et ja oskavad kasutada, ja ma arvan, et nad tõmbavad ka neid kandidaate, kellel jällegi see on oluline, et selles mõttes nagu lõpuks on nagu nad tulevad kokku kahelt poolt. Aga kui nüüd üldisemalt vaadata, et kummale poole täna tööturg kaldu on, kas on nii-öelda kandidaaditurg või on tööandja turg? No hetkel statistiliselt ikka kandidaate peaks olema rohkem saadaval.
aga see on alati seesama, et need nagu pakkumisi on ka, pakkumised väljas on ja need kandidaadid, mis saadaval, need ei pruugi alati nagu kokku minna. Et need skill'id, mis seal on saada ja need, keda otsitakse, et seal on see struktuurne tööjõupuudus nagu ja see on minu meelest kogu aeg, et olnud, et siin ei ole nagu ühtegi paremat või kehvemat aega olnud viimased 15 aastat, et sul neid nagu top, keda sul vaja on, neid on alati raske saada. See lõhe on kogu aeg olemas sellist. Huvitav, et see ei ole muutunud ühesõnaga, et täpselt sama on, et on neid juuniore juurde tulnud, selle võrra kohti on rohkem ja osadel on töökohad olemas, aga need terve ports juuniore otsib tööd kogu aeg, aga kõik otsivad neid seeniore, kes tegelikult, keda ei ole turule. No põhimõtteliselt jah, sest et me kohe tunnetame ära värbamisagentuurina, et kui palju meil endal tööd on, et kui palju meid kasutatakse, meie juurde tullakse tavaliselt ju kõige keerulisemate rollidega, mida on väga raske täita, kus nad ise ei ole hakkama saanud, et kui see oleks lihtne, siis oleks meil kohe töövoog nagu madal, aga meil on olnud nagu kõigi aegade kõige kõrgemad töövood. Et selles mõttes väga raske on mingeid väga häid inimesi leida, nad ei tule või nad ongi nagu sellised halli näoga või mitte motiveeritud või ei oska neid skill'e ei ole seal, et seal nagu erinevaid põhjuseid, jah. Aga see, et me oleme siin mitmes episoodis rääkinud ka sellest AI mõjust nagu laiemalt ühiskonnal, ma ei tea, sotsiaalmeediale või siis arendajate ajudele, et kui palju see töö on nagu muutunud teistsuguseks, et mis sina arvad, et kui palju see selline energia nagu langus on sellest mõjutatud, et tegelikult nüüd seda AI-d ongi nagu rohkem sees. Et ma ei kirjuta seda mottkirja ise, ma panen selle, lasen sealt AI-st läbi, siis see minu pingutus on madalam ja siis võib-olla see minu kuidas see tulemuse saavutamise tunne on ka madalam, ma ei ole nii invested sellesse protsessi, eks ole. Et ma justkui teengi selle AI-ga valmis, saadan selle teele, tuleb vestlus, osalen niimoodi poole kõrvaga. et inimeste nagu pühendumine sellesse protsessi on nagu langenud. Muidugi ma arvan, et sealt tegelikult võib-olla see ongi see vastus minu küsimusele, et miks need inimesed on mul vestlustel sellised, et nad teevad nagu faktiliselt rohkem, et sa päevas ennem tegid võib-olla 10 taski, nüüd saad 100 tehtud, aga sa oled selle juures nagu mitte motiveeritud või õnnetu, siis sa ei saa täpselt aru, mida sa tegid ise ka, ei jõudnud ise neid läbi lugeda, midagi kuhugi produtseerisid ja siis on nagu siuke nagu mitte midagi ütlev tunne, mis võib-olla lõpuks viibki läbi põlemiseni, sest et inimestel on vaja edutunnet, neil on tegelikult vaja sellist saavutustunnet oma igapäevatöös ja aga sa kogu aeg oledki sellises nagu selle hall ollus on ju, et ja siis sa oled lõpuks nii õnnetu ja sa ei suuda üldse mitte midagi teha. Et sa tegid nagu nii palju iga päev, aga sellel mitte mingit head output ei olnud ja siis lõpuks oled töövõimetu põhimõtteliselt. Selle teemal meil on ka üks episood küll üsna kaugele plaanitud, aga teema on täpselt selle asja ümber, et kui tihti lõpetad sina oma tööpäeva selle tundega, et tegid palju, aga saavutasid vähe. Et justkui nagu palju on tehtud, aga täpselt aru ei saa või ei saa nagu, ei oska ise nagu kvantifitseerida või hinnata seda väärtust tänu sellele, et võib-olla AI tegi selle töö ära, eks ole. Kui palju sa ise tunned, et värbaja töö on nagu efektiivsemaks muutunud selle AI toel? On ikka ja päris kõvasti, et ega meil on ka ju teeme selliseid, meil on videotel kaasas ka AI, kes siis teeb meile kokkuvõtteid ja aitab siis sealt kogu vajaliku info välja võtta. Ette valmistavad ja nagu, et uued rollid näiteks selgemaks, paremaks iseendale nagu ütleme, ma arvan, et värbajat ta teeb targemaks iseenesest, kui sa AI-d kasutad nagu õigesti.
et sa saad nagu väga tehnilistest rollidest palju paremini aru, sa saad endale nagu selgeks teha ja siis aga seda intervjuud kui ennast meie näiteks ära ei kaota, mis on see human factor seal juures. Aga päris mingit sellist agentset süsteemi ka ei ole ette võtnud, et ma ei tea, et 10 minutit enne intervjuud saad AI poolt briefi, et näed, siin on selline kandidaat, siin on punased lipud, mida on vaja kontrollida või sellised riskikohad, mida on vaja kontrollida. Siis sa lähed intervjuule ise oma nagu kuidas siis oskustega siis teed selle intervjuu ära, pärast tehakse sellest kokkuvõte ja see kokkuvõte ju jõuab kuskile mingi positsiooni nagu pool'i nii-öelda, kus on siis kõik need võimalikud kandidaadid sellele positsioonile ja seda saab jälle AI-ga automatiseerida, et kes nendest kõige paremini matchib või vastab nendele nõuetele, on ju. Ja mis sealt siis nagu vestlustelt välja tuli? Saad muidugi sellist nagu umbes sellist süsteemi me kasutame ja seda on lihtne kasutada, et mingid nagu hinnanguid või mitte hinnanguid, ütleme hinnangute andmiseks me seda ei kasuta, vaid eeltöö tegemiseks. Et mida küsida, mida detailsemad, mis selle kandidaadi puhul võiks olla paremini, kehvem, nagu on rohkem süvitsi minna, mida uurida. Aga see on alati värbamises, nii et meil ei ole ideaalkandidaate, et võib-olla see ongi see värbaja kompetents ja meie nagu enda jaoks oleme defineerinud, meie värbajad peavad nagu suutma aru saada, mis on nagu must have ja nice to have ja alati kellelgi midagi puudu. Et me ei saa panna nagu neid nüüd ainult siis kuhugi scoring tabelisse, et me tahame objektiivsed olla loomulikult, et kui hästi ta matchib sellele töökohale, mis ta puudused on. Aga me ei ole nagu, pigem anname rohkem võimalusi, proovime nende kandidaatidega edasi minna, kes siis teatud bare minimumi või nagu selle vajaliku minimumi ära katavad, mitte bare minimum. Me oleme vist tegelikult varem Talent Hubiga ka rääkinud sellest, et see sama ka see profiil, mis tööandja poolt üles pannakse, alati ei vasta nagu tegelikkusele, et ka seal on vahel vaja mööndusi teha või et küsitakse kas liiga palju või selliseid asju, mis tegelikult ei ole üldse relevantsed selle rolli jaoks. Jah, no just, et ja erinevaid, ütleme, kui rääkida värbamise poole pealt, erinevaid värbamistööriistu tuleb iga päev välja, sest siiamaani kõik näevad selles probleemi, et inimeste leidmine on kasvu üks oluline faktor. Tooteinimesed, kes on olnud kuskil värvanud, kõik hiring managerid mingi, et mõtlevad, et nüüd on hea aeg hakata ühte värbamistööriista tegema. Aga ise ei ole mõeldud, et teeks ühe vibe code'iks ühe asja valmis, uue asja. Teil skill'i on küll ju. Aga ma täpselt ei tea, mida, sest nii palju on erinevaid tööriistu, mille kasutamisel ma ei näe nagu suurt väärtust. Nagu, et siis ei ole mõtet järgmist asja hakata kokku panema. Just, jah, nagu järgmist asja, mis seal on nii palju ohukohti, see peab olema väga hästi tehtud, et sa ei diskrimineeriks, et jaa, me oleme kõik bias, nagu kõik me diskrimineerime oma mõtete ja piirides, aga kui sul on nagu näiteks AI, mis teeb seda hoopis suuremal skaalal, hoopis keerulisemalt, et ta näeb teaduslik välja, siis see ei tähenda, et see nagu päriselt nagu töötab, et võib-olla ma olen nagu neid nii ohukohti, ma olen nii palju analüüsinud erinevaid personali ja värbamistarkvarusi, et ja väga väheseid kasutusele võtnud, aga samas ma tunnen, et meie värbamisprotsess on väga efektiivseks läinud viimasel ajal, et need, mida me teeme seal nagu need, et need aitavad meid tohutult nagu aega säästa, aga me ei lähe nagu üle nagu täiesti sellisele ilma inimesteta mingi voodoo'le. Et siin on jälle, et see lahendus ja probleem ei ole tehnoloogias, vaid kuskil mujal. Nojah, nagu mõnda tööriista kasutamist on tõesti väga-väga hea, et ja mis meie probleemi võib-olla lahendab, et loomulikult meie värbamisi on erinevaid ja suurte ette Google'i värbamisvajadused on hoopis teistsugused teevad värbamist ka, et ma ei võrdlegi sellega, et nemad kasutavad kindlasti väga palju ka tööriistu, et jah. Just need erinevate diskrimineerimistega seotud riskid, et see on nagu siuke, selle kohta on päris palju tõstatatud neid punaseid lippe, et äkki ikkagi ei saa liiga palju, aga ma saan aru, et ongi natuke meie siukse Eesti väiksus ja Eesti kontekst, et see vist aitab siin, et te suudate selle inimese kontrolli seal sellele alles hoida. Ja need mahudel on nii suured, et ei ole kandidaate nagu tuhandetes on ja
et tegelikult jõuab kõik selle inimesega nagu üle vaadata. no just, sest me saame igapäevaselt kirju, me jagame neid tiimi sees ka, et nii tore nagu, et ma näen, et sa päriselt kirjutasid mulle või et ma näen, et päriselt nagu olite kohal või see vestlus oli nii tore ja sa hoolisite või nagu, et inimesed nagu hindavad seda tohutult palju, et see kõik on nagu päris, mida me siis teeme igapäevaselt, nad saavad nagu hea kogemuse, nad lähevad hea tundega ära, et nad ei ole võib-olla aastaid ühtegi head värbamiskogemust saanud, et kogu aeg on kas jäänud vastuseta või. Ja me ei ole ainult Eesti agentuur, selles mõttes me täna töötame üle nagu Skandinaavias, üle Euroopa, meil on väga palju nagu Poolas, üle Baltikumil, meil on Leedus ettevõte, et selles mõttes igal pool on sedasama tagasisidet. Ehk siis see tagasisidega nagu vihjab sellele teisele poolele, et on olemas see väga halb kogemus inimestel siis, kus ma ei tea, nad räägivad mingi robotiga vist või midagi, et kes neid siis küsitleb midagi sellist. Ka mina olen saanud justkui sellist hästi personaliseeritud sõnumit LinkedInis, et noh, muidu hästi hea sisuga, kõik oli nagu viisakas, aga noh, algas sellist, et dear ja siis loogilised sulud, candidate name, loogilised sulud. Ja siis nagu, et oot, mis juhtus nagu, et jäi testimata veits, aga see automaatika. Jah. Ei no ma saan kandidaatidest aru ka, et nad saavad palju kirju, sul on palju teha, on ju, sa tahaksid, et see oleks meeldiv, et iga asja jaoks on ka õige hetk. Ja õige moment, et kui sa tahad kandideerida ja noh, et kui sul on need halvad kogemused, et mis nüüd viimasel ajal on nagu tekkinud, on need ghost jobs, et ettevõtted postitavad fake kuulutusi ülesse, et näida välja, et nad laienevad või kasvavad või benchmark ida nagu vastu turgu või ehitada pipeline. Ja siis tegelikult neid kuulutusi ei olegi, et mingi sait on isegi tehtud, et sa saad raporteerida, et kas need on päris kuulutus või mitte, et kui ta ei ole, et siis see läheb ülesse sinna saidile ja et noh, et võtta kandidaatidelt ära seda, no et nad ikka, kui sa kandideerid, päriselt näed vaeva, teedki ise selle motivatsioonikirja ja siis tuleb välja, et tegelikult seda tööd ei olegi olemas, et on ikka naditunne küll. Mulle tundub, et kas seda juhtub ka Eestis või? Ma ei ole veel Eestis tähele pannud, no meie ei tööta sellistega ühtegi fake värbamist, et siis kuna ma ise ei kandideeri ka kuhugi, siis ma otseselt kokku ei ole puutunud, aga artiklid selle teemal on nagu liikunud ringi küll, jah. Et sellist nagu AI sloppi on nagu noh, igal pool siis. Et on nii see kandidaatide pool kui tööandjate poole peal, kes siis selliseid fake kuulutusi üles panevad, on ju. Siis on meil seda deepfake kandidaate, võltsprofiile oluliselt rohkem kui kunagi varem, noh, et ma ei tea, 3-4 aastat tagasi see ei olnud üldse probleem nagu, et või veel rohkem tagasi, et siis oli iga kandidaat oli, iga kontakt oli inimene ja päriselt huvitatud inimene, et hoopis teine maailm oli siis. Aga kas korra nagu mõelda natuke tulevikku, aga teie äri just, värbamise äri, et noh, kindlasti teil on siin piirkonnas ka konkurente, et kui keegi üks hetk tuleb välja, et ütleb, et mul ikkagi ongi täiesti AI-põhine värbamisplatvorm, et see ettevõte siis, kes tahab värvata, paneb sinna oma kuulutuse või noh, paneb oma mingi, on ka niisugune robot tal vastas, kes siis aitab selle jutu kokku panna, mida vaja on. Teiselt poolt siis see hakkab kammima kuskilt neid CV-sid, hakkab neile inimestele kirjutama, helistama, mida iganes, nendega intervjuud tegema ja täiesti automaatselt siis esitab need kandidaadid sinna lõplikule, et noh, nii-öelda jätab teid kui inimesi täiesti sealt vahelt ära, et noh, et kas sa näed, et selline konkurent, noh, ma arvan, et kuskil vist midagi sellist on juba olemas, aga et siis jääbki selline, et üks on selline noh, nii-öelda käsitöö värbamine või noh, nagu selles mõttes, kus inimtöö värbamine ja teine on masin värbamine, et noh, et ma ei tea, kas mõnele tööle võib-olla soovibki niimoodi värbata või ma ei kujuta ette, et kuhu see minna võib. No need on jah, neid tööriistu ja siis kui sa seda kirjeldad, siis mulle tundub, et mul on nagu vanakooli ettevõte, me teeme nagu asju nagu mingi 100 aastat tagasi, et me nagu üldse ei tee, kuigi meil on meil arendajatena nagu, on sama tunne, kui Claude meie eest töö ära teeb praegu need kõik just. No just, et aga tegelikult on neid tööriistu olnud kogu aeg ja on neid Eestis ja on siin uusi tulemas, et ma tegelikult elan kaasa, nagu tegelikult vaatan huviga, kuidas neil läheb, kuidas see töötab,
jällegi oleneb sellest kandidaadi kogemusest, et kuidas neile meeldib, mis rollid on ju, et võib-olla see sobib mingitesse rollidesse, ma ei tea, klienditeenindajate värbamisel võib-olla suurepärane on ju. Kas ta C-level tippjuhtide värbamisel nii hea on? No ma kahtlen, et üks Eesti tippjuht tahaks rääkida AI-ga ja vestluse maha pidada väga nagu väga mõnusalt, et siis hakkavadki need ka seal seda võileiba sööma ja poest neid vestlusi tegema ja siis see läheb võib-olla ka selliseks mitte väga ilusaks, et hetkel mulle tundub, et meie meetod nagu sobib ja meil on täitsa oma nišš ja kliendid ja meil on väga head tagasisided, et proovime seda nagu hoida ja edasi tegutseda ja seda päris nagu inimlikku kogemust siis anda kandidaatidele ja eks me ka ei ole ideaalsed, jumala eest, et igasuguseid asju juhtub nagu kõigil, aga proovime selle poole, et olla iga päev natuke paremad. No täitsa uus trend on ka see agentide värbamine, et keegi veel teie poole pole pöördunud, et tahaks et ei värbagi inimest, eks ole, aga sa värbadki agentse süsteemi põhimõtteliselt, kes siis mingi rolli nagu ära täidab ja siis kandidaadid, inimesed saavad siis kandidaati üles panna, et nende süsteem on parem, et siis see agent saab töökoha endale, justkui töökoha. Minu agent on paremini konsitud kui sinu agent. Jah, just. Seda tööd tegema. Et kas seda suunda ei ole või äkki on Talent Hubil mõttes, et teeks siis mingi platvormi, kus saaks need agendid nagu catch'ima panna oma midagi taolist. Aga siis ma küsiks vastu, et kas te tahaksite selliseid agente endale võtta, et jumala eest, tulge meile esimeseks kliendiks, proovime, testime ära, paneme ülesse, vaatame, kuidas toimib. No, on sul Priit pakkuda neile tööd praegu? Ei ole, aga ma olen neid kuulutusi näinud, et aga võib-olla need on mingid need scam ettevõtted, kes nagu otsivad sellised asjad. Võib-olla ma ise ka ei saa aru, et kellega tegu on, et keskendun sellele põnevale kuulutusele, aga ettevõtted ei ole nagu uurinud, kes seal taga on üldse. Kuule, aga mul tuli meelde, Katriin, kas oled lugenud seda lugu, kuidas seal San Franciscos pandi ju püsti terve pood või äri, mida siis AI jooksutas selles mõttes mingi vintage kaupade pood või ma ei mäleta midagi, kus siis nagu AI juhib kogu ettevõtet, et keegi nii-öelda omanik andis talle käsud kätte, aga põhimõtteliselt värbas reaalsed inimesed, kes olid seal poes müüjad, tegi nende mingi graafikud, järelvaatamine, kõik asjad, et nagu see lugu on täiesti olemas, täitsa reaalne füüsiline pood, kuhu teised inimesed saavad sisse jalutada, et see soovitan lugeda, et me võime otsida selle üles ja panna show notes. Vaid panedki selle agendi sinna tegevjuhi. Ei no vaata, kui sa päris poodi sisse astud inimesena, et siis jah, seal võib mingi ekraan olla, aga sul ikkagi parem on, kui seal on päris müüja ikkagi. Seal on inimene vastas, kelle see AI on värvanud, eks ole. Aga see oligi see case. Et kui nüüd ka Talent Hub tegeleb keeruliste rollidega ja siis juhtide värbamisega, et siis võib-olla mõnda raskesse positsiooni ei peagi, siis inimest värbab, ütlete, et paneme hoopis ühe agendi sinna. Järgmine kord, kui mõni suurem riigihange tuleb mingi, ma ei tea, Eesti Energia juhatuse liikme värbamiseks või midagi sellist, et siis me tuleme Talent Hub tuleb AI agentidega pakkuma. Eriti siis, kui riigihanke põhikriteerium on see, tuleb sinna see hind, et ma ei tea, kuupalk on, otsitakse juhatuse liiget ja kuupalk on üks põhilisi määrajaid. Kes see selle raha siis saab, meie või? Meie siis saame selle või siis see on agendi? Kes nagu tõukeneid põletab seal nagu, või tähendab see, kes neid nii-öelda müüb neid tõukeneid. Ja, et agent saab võib-olla vaba voli investeerida selle raha eest, ma ei tea. Või siis, kes selle agendi ehitas või lõi, et mul on tunne, et mul on teid kahte vaja, kes siis teevad mulle 2 agenti, sest kompetentiiv võiks ikkagi olema natuke ja siis me lähme proovima sellega, et midagi huvitavat tegema. Või vaatame, kaugele me seal konkursil jõuame vähemalt, et jah. Ja see oleks väga põnev eksperiment, muidugi natuke õel oleks Eesti riigi suhtes, kes siis peab selle hanke tühistama või uuesti hakkama menetlema seal mingeid asju, et mingid jobud tulid mingi odava agendiga sinna sisse. Aga tingimustes ei olnud, et päris inimene. Kes skeemitamine natukene.
nii, aga ma arvan, selle hullu mõttega tõmbamegi tänasele episoodile ka joone alla. Aitäh meile külla tulemast, tänasest värbamise seisust rääkimast. Ehk siis kõik, kes värbavad, olge valvsad igasuguste imelike profiilide suhtes ja kes siis kandideerivad, noh, püüdke olla motiveeritud, pühenduge asjasse natuke rohkem, et siis paistate silma ka selles seltskonnas hoopis teistmoodi ja paremini. jah, kuulake see lühike jupp üle, kus Katriin ütleb, mismoodi on lihtne silma paista. Ja et saatke luuletusi ja pilte, eks ole, meie oleme juba mõned pildid saanud, need inimesed on väga hästi silma paistnud, nii et saatke neid ka värbajatele. Aga aitäh kuulamast ja Algorütm tuleb taas uuel nädalal, aitäh!